Voose küla Harjumaal Anija vallas on tuntud aktiivsete ja ettevõtlike inimeste poolest. Küll korraldatakse seal üle valla tuntud talispordipäevi, küll muusikafestivale, nüüd aga maandus Voose külaplatsile lausa helikopter. 6 meest on hetkel metsa ära kadunud ja nüüd on appi saaretud meile siin üks helikopter, kes hakkab õhuvaatluse teel siis neid mehi otsima. No loodetavasti need eksinud mehed oskavad ennast seal maa peal nii palju nähtavaks teha, et helikopteri pealt neid märgataks. Nii et lähme siis vaatame, kas me näeme neid sealt õhust. Elkurööstiga meest näed või valge auto taga on kohe? Peaks Seivis ise olema. No, sõits peab olema kuskil, kui ei öelnud. Mingid mehed pidid sõitsu tegema, jah? See lõke on seal hästi näha, mis seal jõe käänakus on. Okei, silmaga ma küll ei näe. Ma näen väga hästi seda heledat täppi praegu. Õnneks oli seekord siiski tegemist õppustega. Skautide korraldusel oli terve nädalavahetuse Voose metsades hulk noori inimesi, kellele õpetati, mismoodi hädaolukorras väheste vahenditega looduses ellu jääda. Eesmärk oli ette valmistada vanemskaute, rändureid ja skaudijuhte, keda on kõike siin esindatud, tegutsemaks siis rasketes tingimustes väheste vahenditega. Me ei saa kunagi öelda, et seda meiega ei juhtu, et midagi juhtu meiega. Meie oleme ette näinud siin baasteadmised, millised tegevuspunktid nad peavad oskama sooritada. Ja seda on neile skaudi programmis ette antud. Kui eksinud inimest kohe metsast üles ei leita, on ju kasulik teada, mismoodi käepäraste vahenditega endal hinge sees saab hoida. Kuuseokka teed keetes ja küpsetatud takja juur kõrvale nosides on mõnda aega võimalik ellu jääda. Kui paljud teist näiteks teavad, et vee saab lõkke peal keema ajada ka plastikpudeli sees? Ellu jäämise kindlustamisega paralleelselt oleks tark teha kõik selleks, et ennast appi saadetud lennuvahenditelt võimalikult märgatavaks muuta. Siin on noortel küll veel päris palju kõrva taha panna. Ma ei tea, kuidas see maa peal oli, aga üleval tundus, et te olite teinud selle 3 olite teinud sujuvate nende üleminekutega. Aga mida looduses ei esine, on need sirgjooned. Okay. Kui te oleksite pannud sellest kilest maha risti, siis oleks kindel laks olnud, et see on mingi inimkätega tehtud nagu märk, et see oleks nagu tähelepanu ääretanud. Näiteks see valge särk on siis, kui lund maas ei ole, on üks parimaid demaskeerivaid elemente. Seda valget särki ma näen põllu pealt juba peaaegu kilomeetri 2 kauguselt. Me oleme käinud õppustel, kus mehed on kõik need laigulised, et on kõik näod, kõik on ära värvitud, kõik laiguline on seljas, autoga sõidavad, mis on ära maskeeritud, kõik, aga auto kastis on kaart, seesama kaart. Ja seda kaarti me nägime juba 3 kilomeetri pealt. Enne kui me üldse mehi või autot hakkasime nägema. Siis mida veel? Liikumine. See, et kui te korra teete niimoodi, ainult see ei aita. Jookske. Nii palju kui ruumi on. Jookske nii palju kui ruumi on ja nii kaua, kui te masinat näete. Neid õpetussõnu tasub meeles pidada nii noortel kui vanadel, aga kui populaarne selline metsas möllamine siis ka noorte hulgas on? Ütleme niimoodi, et võib-olla nii ekstreemses vormis ei ole väga, aga jah, üldiselt looduses väga tahetakse minna. Aga eelistatakse ikka, et saab mingi majas kusagil elada ja sauna ja nii edasi. Aga me teeme ise oma sauna valmis õue. See on palju lahedam. Saun muide pandigi jõe äärde püsti. No, ellujäämiskursused on selles mõttes väga tõsised asjad ja väga hea oskus, et kui sa metsa lähed ja sa ei tea, kuidas seal käitura, juhul kui sa ei oska sealt metsast enam välja tulla, siis võib suga üsna kurvalt minna.